No tšau, kuidas läheb? Loodan, et hästi. Mul ka tänan küsimast. Igatahes mul ei olnud teil üldse plaanis mingit videot teha, aga kuna Frank mulle mingi pool tundi tagasi helistas, ütles, et kuule, meil neid ilusaid ilmi väga palju enam jäänud ei ole, et äkki läheks täna jahiga merele. Mul on üks tuttav, kes saaks asja ära kunnida ja nii me siis üritamegi nüüd mingi 6 või 7 pealist punti saada, et saaks selle ettevõtmise nagu teoks teha. Aga ilma pikema juttuta pakime kõigepealt kotti ja siis suundume Franki poole, vaatame, kas saame seltskonna kokku. Let's go! Kuna ilma peale see kunagi kindel õnnest tuleks enne merele minekut kindlasti vahetada ära riided, panna selga midagi soojemat. Palju parem. Okei, võib-olla mitte päris nii hullust, aga pusa peaks kindlasti kaasa võtma, aga ilma pikema jututa lähme nüüd Franki juurde ja vaatame, mis see toimetab. Jaa, douchebag. Mida sa teed siin? See on liha kätte. Võiks arvata küll, et kõik tahavad jahiga sõitma tulla, eks ole, et nagu no-brainer, aga ei ole päris nii. Meil siin kukub järjest inimesi ära ja kuskilt on vaja inimesi juurde leida. Et mingi 7-10 punt oleks ideaalis vaja kokku saada. Ma arvan, meid on mingi 5 praegu. Ma sain Mattis Osulalt need sokid, nii et ta kannab siuke stiili. Täiesti kohutav. Kus turniir läks eile? Kuule, poolfinaalis kaotasime, see oli halb. Aga mis Matis uuest länkarist arvad? Kuule, täitsa vägev on. Päris vingel ja tahaks mingi off-road safarile sellega vaja minna. Jah? Tee lahti palun mulle vitsida. Ei saa vaata, üks käsi teeb tööd, vaata, teine on lõbu jaoks. Tervitused Carolinile, aitäh. Võtite see eest ära või? Jõuga äkki vähe või? No ma ei tea, ei tohiks. Mida kuradi mõistusega ei saa, seda saab jõuga. Sellised autod on siin meestel. Ühesõnaga purjetamine.com viib meid täna siis merele väiksele sõidule, et polegi vist varem niimoodi käinud siin Tallinna lahe peal purjekaga ilma nautimas, et ma arvan, see on selline uus ja huvitav kogemus. Väike tuul on, aga ennem oli taevas ka pilves, nüüd vähemalt lõi taeva puhtaks ja päike paistab, et tõotab tulla nagu lahe üritus. Kes pani soojemalt, kes pani külmemalt riidesse, ma arvan, mul on okei, mul on termosärk veel kotis, aga näiteks Ralfi kohta ma öelda ei oska, mees tuli lühkariga. Mul on karvased jalad, mul on väga karvased jalad. Vähe ohtlik. Et vaatust. Ma küll kukkuda ei tahaks. Hüppa nüüd, kui läheb põena. Elina näitas ette, kuidas käib. Tere tulemast siis. Hopsti. Siit saab hea pildi, vaata need lähevad ujuma. Segane mees. Hopa. Obatški. Soe küll ei ole. Ei, no mis ikka, viikingid. Paar hülgepoissi seal ujuvad juba. Siin loksub vähe rohkem kui see keskmine Rootsi kruiis. Rootsi kruiisil loksub muudel põhjustel tavaliselt. Mida sa tahaks panustada? Küll esimene paha olla. Ma arvan, ma pigem selle panustamisega ei tegeleks. 3, ühte auku. Ega siin midagi olegi, ilma pikkama jututa suundume nüüd merele, üritame teile ka väikese kokkuvõtte sellest teha, näitame, kuidas see purjetamine siin Tallinna lahes siis tegelikult on. Paat on meil siga lahe ja ilm on siga vinge, nii et purjetame merele ja vaatame, kuidas on. Let's go!
Kusjuures siin on suht tuulevaikne isegi arvestades seda, et nagu sealpool oli päris rõve disko. Väga lahe on see, et Mattis sai tegelikult alles hiljuti siin paadiload nii-öelda ja nüüd see on ka tema esimene võimalus oma oskus, et siin praktikasse lasta. Ralfiga tegime diili eelmise aasta suve lõpus, et 2 aasta pärast ostame jahikahe peale. Või no Ländi tuli juba ära, et mis see järgmine on? Järgmine loogiline samm ongi jaht. 1,5 aastat veel ja jaht peab õuel olema. Mina ei vlogi nii nagu Elis vlogib. Ralf filmib väga hästi. Ralf filmib väga hästi ja 2 käega ilusti steady shot. Palju Soome maad on? 86 kilomeetrit. Ja kui Pärnusse sõidad? 24 tundi sõitsime. Mina olen ka Soomes käinud muidu ja olen ka Pärnus käinud, aga Pärnusse mina jõuan tunni ajaga ja Soome jõuan umbes 4 tundi. Nüüd on see koht, kus tulevad ülišefid, droonikaadrid ja nagu Elvis Liivamägi teeb siis. Kendrid on liiga madalalt. Praegu tuli viskad laine peale, hakkab paati vastu seda kaitsja peksma, nii et üritame siit kiirelt minema, seda muidu jäämegi siia. Lükake otsast! Vaadake seda ära kukub. Päris hea crew. On üks backflip ja oi, nalja tegin. Kuule, ülišef, 100 tonni üle oleks, ostaks endale ka siukse jahina. Siin saad elada ka rahulikult ja place ei ole, korteris ostad siukse endale, väga äge. Suured tänud sõpradele purjetamine.comist. Visake kindlasti pilk peale, et suveaeg on tulemas, tõesti vinge värk. Oli vist, kus teid leida vist? Purjetamine.com õige? No võt, visake pilk peale ja soovitan tõesti punt kokku panna, ise ka merele minna, et vinged tüübid ja väga vinge elamus. Esimese väikse purjeks saad osta juba mingi 1500. Võt, poisid ajavad seal kamba peale juba raha kokku, et endale ka mingi purjekas sevi taga. Kutid, kui me kõik paneme iga kuu panema 100 € kõrvale, see on väga kiire tulemana. Saite oma esimesed purjetamiskogemused ka kätte, poisid, Ei no, see päris, jah, selles mõttes pole päris see, aga ikkagi väike praktika ikka. Väga lahe. Kott taha, kuna peale merel käimist on alati kõigil kõht tühi, siis lähme nüüd praegu kiirelt siia kuskile kanalasse sööma, mis iganes koht see on ja hüppamegi otse sinna. Vot, kanal oli kinni, nii et peame tulema minema St. Patrickusse sööma praegu. Nii et söömegi õhut täis ja vaatame, mis siis edasi. Kuule, see Pirita rannahoone Patrick on päris äge koht. Polegi siin varem käinud. Siuke mõnus merevaade ja samas see nagu ei kajastu kõige väga hullusti nagu hinnas, nii et täitsa okei. Aga kuna meil on nii ilus õhtu, siis algne plaan oli nagu koju minna ja ülejäänud seltskond nagu suudub kodu poole, aga kuna Mattisel on nii vinge auto ja ilm on nii hea, siis me mõtlesime, lähme snapime kiirelt paar pilti kadautust, vaatame, üritame sinna kuhu, Viimsisse või kuhu? Jah, Püünsisse. Püünsisse, Liivalu õited ja lahe place, nii et vaatame, kas leiame selle üles. Into the sun, which tries to blind our eyes. Oh, we're dancing forever under the beautiful skies. No vaat, leidsime ühe laheda spoti, kus siin Mattis autot lõpuks pildistada. Saaksin päikese siluetil sellest autost paar lahedat pilti teha, kaifid selle. Vot, aga üks ilus päev on taas kord õhtus saetud ja ma arvan, et aitab ka selleks. Frank lõpetab selle õhtu ilusate droonikaadritega ja teile soovin kõike paremat, olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteisest head, hoidke jalgpedaalil ja lõbuorelt kokku hoia.